Tšau! Käes on 3. oktoober ja mõtlesin jälle ühe vlogi teha. Seekord filmin hoopis teise kaameraga, et mitte oma tavapärase Leegrega, vaid hoopis Canon N-iga. Nagu te näete, siis seda kalasilma efekti ei ole. Ja minu jaoks on ka veits harjumatus, aga vaatame, kuidas välja tuleb ja hetkel mul nagu selle pildi järgi tundub, et kvaliteet on nagu üsna hea. Mis siis nädalavahetus toob, näete selles videos. Aga hetkel ma olen Pärnus, käisin hommikul ära juuksuris ja siis kohe varsti lähen haaran Joosepi endaga kaasa ja võtame suuna hoopis ühte teise Eesti väikelinna. Eks te siis näete täpsemalt, kuhu me läheme, mida me teeme, et oleks põnevam vaadata, siis ma ei hakka ette ära rääkima, mis toimuma hakkab. Ma loodan, et te tulete minuga kaasa selleks nädalavahetuseks ja näeme siis paari sekundi pärast järgmises klipis. Tšau! Tulime kuri Joosep. Tulime Statoili autopesulast läbi, sest et auto on ajaga päris mustaks läinud. Ja siis hakkame edasi liikuma. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et kui ma enne ütlesin, et ma ei ütle, mida me teeme täna või kuhu me lähme, aga ma tegelikult blogis juba kirjutasin sellest. Ma nii nutikas enne. Teen meeste tööd. Kohe on piip ka. Väike vahepeatus maakohas, et seda hiiremürki panna siia, et meil käib siin mingi hiir meie makarone ja kartuleid ja igast asju söömas. Vot nii. Käidud tehtud. Ja võtame nüüd siis suuna Haapsallu. Vat, just sinna me lähemegi. Kahju, et sära minna siit tegelikult siin on ka hea mõnus olla, aga eelmine nädalavahetus tegelikult just käisime siin, et mulu on värskelt niidetud ja värkega. Aga jaa, no väike armas maakodu. Enne Haapsalusse jõudmist tegime veel Joosepi maakodus ka peatus ära. Vaata, kui tore on, et kõik kohad on ühe kandi peal. Seal on, kuidas ma näitan teile. Ma pean ise ka vaatama, mida ma näitan. Nii, see on siis uus maja. Ja seal on vana maja, millega juhtus õnnetus. Joosep vist üritab sisse piiluda, aga näed midagi või? Uus uks. On ka piiluda. Piilu? Sa pead niimoodi piiluma, et sa väikest arvuta. Sellega ma vist ei saa midagi. Ikka juba on seal asju sees. Kellegi mingeid söödud asjad ja joogid on seal. Ma arvan, et siin on käidud hiljuti. Vist on käidud, jah. Et ma enne just näitasin, me käisime Statoilis autot pesemas, on ju. Ja siis Joosep tahtis nüüd siia tulla, kus on kruusatee. Jop. Puhas auto. Jõudsime oma siis Haapsalu pessa kohale ja esimese asjana astusime siit ukse sisse ja siis poiss ütles, et ärge siis õhtul ära ehmatage, sest et, kuidas ma nüüd näitan siis, et kui mine metsa, vaadake, mis külmkapp siin on. Ma tahan täiega endale koju sellist. Need näevad nii ägedad välja. Aga okei. Nii. Astud ukse sisse, siis seal näete jälleks punane tuli põlema. Mis tuleb nüüd ette mulle? Ja siis näete jah, mis meid seal ees ootab nagu täiesti jõhker. Ma üritan, nii, kuidas ma saan zoomida. Selline asi. Appi Joosep, vaata, kui ma nii lähedale zoomin, vaata, kui hirmus see on. Võiks liigutada ka. Ma saaks südamerabanduse vist. Aga see on lossimüüri sees. Ma ei tea, kas seda näeb, sest keegi teine kuskil ka või mis teema siin selle ruumiga on üldse. Naljakas. Selline. Siis siin maas on väike ammu. Ja siis läheb üles see trepp. Nii.
Lähme näitame nüüd ülesse. Ups, 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 ups. Esimese asjana paistab siit selline pirakas, väga pirakas telekas nagu. Joosep seisa kõrvale, vist me näeme kui suur see. Nii, siis on väike chillimislauake. Diivan, see käib siis voodiks lahti. Ja siis on terrass on ka, kus saab siis, ma ei tea, hommikukohvi juua või midagi. Aga ma ei saa aru, kuidas see lahti käib. Oh, tuli. Näete. Ja asukoht on ka nagu reaalselt ongi. Siin on lossimüürna. Täpselt nagu linnas. Aga minu lemmikosa siin. Vann! Täitsa lõpp. Ja nii ilus. Tšau! Nii, fokusseeri ka või? Ma ei jõua ära oodata õhtut, et ma saaks juba siia vanni minna oma vannipommiga. Nüüd me toome oma asjad tuppa ära. Lähme sööma. Ja lähme otsime jah, süüa midagi. Joosepil on kõht väga. Kuulete jah, väga tühi. Aga ma olen mega rahul, minu arust on nii ilus koht ja oleks võinud isegi, ma ei tea, kauemaks kui 9 siia tulla vist. Lähme otsime süüa. Meie see apartment on, oih, issa, ma näitan taevast teile. Seal. Aga jah, siin on üks hästi pahur naljane, nii et nüüd peame minema süüa otsima. See on minu klaas läheb täis. Tulime siia talumehe kõrtsi. Meil on tegelikult söödud juba, aga ma tahtsin veel näidata, et kui vähem menüü neil on. Mina sõi kanonokatäit. Värske saavad kõrvakanaga, see on mega hea. Joosep sõi seasuutäit. Ülihea. Mis oli ka ülihea. Ja ta on väga mõnus koktel. Meil on kõik nii täis, et me vist lähme teeme ühe suure tiiru ümber Haapsalu jalutades. Mis sa arvad, et teeme või? Joosep raputab pead, aga tegelikult teeme ikka. Olgu, näeme võrd jälle. Liisut enne just. Üks Haapsalu sõbranna, keda ma ei ole väga ammu näinud. Neil Haapsalu on vist piisavalt väike koht selle jaoks, et kedagi ikka tuttavat näed. Võt. Jõudsime oma väikeselt jalutuskäigult tagasi. Õues läks juba pimedaks. Ja ma ei saa ikka. See tegelane siin on ikka nii õudne. Eriti veel, kui sa nagu tuled kott pimedasse nagu tuppa ja lihtsalt see läheb nagu automaatselt läheb see punane tuli nagu liikumist peale põlema. Aga nüüd võtame siit väiksed veini või šampus, mis iganes asja jaoks klaasid ja naudime õhtut. Sooja võtta.
No nii, paneme siis selle sekspomm, Lushi vannipommi sinna vanni ära. Kui äge! See lõhn on nii mega hea lihtsalt praegu. Hommik. Pühapäeva hommik jõudis kätte ja asjad on juba kõik kokku pandud. Ja hakkame ära minema. Terrassi hommikut ei saanudki nautida, sest et meil ei ole siin ju mingi kohvi ega midagi. Nüüd me lähme müüri ääre siis kohvikusse, mis on jääb sinna, selle puu taha täpselt. Hästi mõnus olemine oli. Ja selline korter võiks siin, nii pimedaks läks, võiks siin Haapsalus endal ka ausalt öeldes olla. Ja no mis kõige tähtsam on ju, siis ma sain ikkagi seal vannis sain käidud. Kahju mul sellest, et ma ei võtnud kaasa vannimahtu, et oleks võib-olla natuke veel mõnusam olnud, aga ma lõhnasin pärast nii hästi. Joosep ütles mulle ka kogu aeg, et ma lõhnan nii hästi. Ja muidugi ei saa unustada meie lemmiktegelast allkorrusel, mis lähengi ära siit ülevalt. Joosep juba tassis asjad autosse. Tšau-tšau! Tuleks teine kordki tagasi siia, kuigi selle koha originaalhind oli vist 120 €, mis on nagu päris selline hind, et nagu, ma ei tea, ei kannataks väga välja vist. Aga ütleme siis oma sõbrale ka tšau. Tšau, sõber. Lähme siis ära ja oli mõnus. Nüüd lähme muidugi ja veel hommikust sööma, et me päris Haapsalust ära ei lähe. Aga siis näeme hommikusöögil. Nii, hommikukohvi on siis joodud ja võtame suuna tagasi Tallinna poole.